Su nädal kõlab tuttavalt. 18. novembril saab meie lõunanaaber Läti 100-aastaseks. Palju õnne neile. Meie suhtume Lätisse natuke nagu oma nooremasse ullikesse vennakesse, kes teeb küll mingeid asju, aga me eriti tema vastu nagu huvi ei tunne. Ainus huvi, mis meis viimasel ajal on tärganud, on seetõttu, et neil on odavat algsi. Noh ja IKEA. Ja meil on nüüd ju lausa oma Tallinna-Pärnu IKEA maantee. Aga Läti juures on veel palju head, millele me igapäevaselt piisavalt tähelepanu ei pööra. Ja kui ajalukku tagasi minna, siis läbi aegade kõige kuulsam lätlane on kindlasti olnud Läti Henrik, sest ilma temata me ei teaks mitte midagi selle kohta, mis Liivimaa ajaloos üldse toimunud on. Meie endine president Toomas Hendrik Ilves on nüüd ka abielust lätlasega, nii et nüüd on tema Läti Henrik. Ja ilmselgelt on Lätis väga šarmantsed naised, no kui me vaatame näiteks Jevat, ja või kõigi eestlaste ideaalnaine Agnes, keda kehastas lätlanna Ingrida Andrina. Ja lätlaste lemmiklaulja Laima Vaikulele on pühendatud lausa šokolaad. Või tähendab mitte üks šokolaad, see on terve assortii, see ongi... Nad on põhimõtteliselt kõik tegelikult talle üles ehitanud. Aga meie Anne Veskil on ainult tramm. Ja siis on lätlane saanud veel Nobeli preemia. Nad oskavad teha ausambaid. Kui meil on Vabaduse platsil mingi asi, mida kõik kritiseerivad ja mis on poole ajast kilesse mässitud, sest ilmselgelt on sellel sambal endal juba nii häbi, et ta ei taha ennast inimestele näidata, siis Riias on ilus ausammas, mida inimesed vabatahtlikult imetlemas käivad. Ja on väga vähetuntud fakt, et just lätlane on leiutanud teksariide. Mõelge, kujutage ette, kui praktiline materjal, kui vastupidav. Mõtle, kui vähe inimesi on maailmas, kes ei kanna teksaseid. Teksa on põhimõtteliselt saanud pükste sünonüümiks. Ja see on kõik tänu lätlasele. Ja mille leiutasid eestlased aastal 1982? Vuplid. Koleda aluspesu, mille serv lõikas kintsu nagu žilett. Meie lastele loetakse Winny Puhhi lugusid, aga lätlastel on... Winny Spooks. Armas Läti, me hindame sind väga ja peaksime veel rohkem sinus vastu huvis tundma ja sind külastama. Palju õnne, kallis Läti 100. sünnipäevaks. Palju õnne. Su nädal kõlab tuttavalt.